No selle video siis teen rendiautost. Autoks on siis Opel Corsa ja tegemist on praktiliselt tuttuva autoga. Läbisõit oli ainult 3600 kilomeetrit manuaalkastiga, 6 käiku, sellised sportlikud istmed. Ma ei tea, see päike paistab siin igalt poolt, nii et annab filmida. Noh, igati kaasaegne auto on, siuke põhimõtteliselt tuttuva autoga on tegemist. Noh, 4 uksega, siuke täiesti tipp-topp masin, mägedes läheb väga hästi edasi. Enamus sõite siin mägedes on ikkagi teise ja kolmanda käiguga. Siin on ikkagi nii järsud tõusud, et see on ikka väga harv variant, kui sa saad siin 4. käigu sisse panna. Et noh, ja netis bronnides ka juba firma kodulehe pealt näed, et see ei olnud mingi suvaline, et me panime teile sellise auto, vaid selle ma ka tellisin ja sellise ma sain ka ta. Et siukene täitsa mõnus käratus ausalt öeldus. No. Ja ega eelmine aasta, kui ma samalt firmat Lanzarotelt võtsin, oli ka Opel Corsa, ega too oli ka siukene GSI mootor, päris särtsakas, näed, siuke musta värvi katus on tal peal. Muidu on oranž, et päris lahe masin, siukene kiire klipp, nagu ma ei tea, küttekulu kohta ma ei oska öelda, on taga nii vähe sõitnud, ma ei tea, mis ma siin kokku olen sõitnud, võib-olla 100 kilti, aga näiteks saarel bensiin 95 maksab umbes 1 eur liiter. Nüüd mõelge, palju meil Eestis sama kütus maksab. Nii et selles mõttes jah, masin on nagu täitsa siukene nitsevoo, sõidan kepsu järgi ja must lagi on kõik sees autol ja siukene tõsine aparaat. Tagaaken on hullu pööra väike, et see võib-olla on jah, see mägedes sõitmiseks on see avar vaade hästi oluline. Aga üldiselt kõik on ikkagi, viriseda küll ei saaks. Et igati tipp-topp masin. Siukene kiire ülevaade, mis aparaadiga ma siin sõidan. Ma ei kujuta ette, see päike paistab nagu nii hullult peale, et ma ei tea, kuidas see video pärast jääb. Et ikka ilmselt võib-olla jääb mingeid kohti sisse, mida ei ole selle päikese valguse tõttu niivõrd hästi näha. Praegu siis nii palju autost. Teen mingeid muid klippe ka siin muudest asjadest varsti.